Täna ma tahtsin rääkida taimekahjuritest. Kui nüüd olete oma kannad tuppa toonud ja nad kõik väga ilusti kasvavad, nagu mul siin, nad kõik on uues mullas, siis ainuke koht, kus ennast see kahjur võiks varjata, on tegelikult lehtede vahel, siin näiteks, ja lehtede all eelkõige. Minul ei ole nüüd siin küll mitte kedagi, aga kuna ma olen kokku puutunud erinevate kahjuritega läbi aastate, siis ma alati ennetan seda. Sellepärast, et kui te juba märkate, et keegi on võrgu kuskile pununud või on siukene nagu puru peal, siis olete juba natuke hiljaks jäänud. Seepärast kindlasti jälgige oma taimi. Mida siis teha? Esialgu, kui mitte midagi viga pole, siis mina lihtsalt pesen lehti. Ideaalis peaks seda tegelikult tegema õhtul, niimoodi, et see taim jääkski näiteks ööseks vannituppa ja hommikul tõstate ta uuesti aknale tagasi. Siis ta ei saa siukest kuuma kahjustust. Aga kui te olete nüüd leidnud mingisuguse kahjuri ja soovite teha midagi ennetavalt, siis mina kasutan näiteks, ütleme siis selliseid variante. On siis marvik ja on fitsimait, aga ma teen oluliselt lahjema segu, oluliselt lahjema, kui seal kirjas on. Ja kui ma tahan, et see aga ennetada, siis ma lihtsalt pritsin peale pesemist taimede lehealused eelkõige üle. Ja taime siis siuksed pesakesed. Ja jätan nad siis siia vannituppa kuivama. Nii et taime pesemine on nagu väga hea. See eemaldab ka tolmulehtedelt ja taim saab siis paremini hapnikku omastada. Nii et kindlasti tasub jälgida taimi.